Eesti meistrivõistlused käesurumisspordis 2018 95 kilogrammi pluss pro vasak käsi. Kõige suuremad mehed siis võistluses vasakul, Henri Tamman paremal, Martin Manninen Võrust. Henri on siis võitnud ühe väikse võistluse, Linnamäe lihatööstuse võistluse väga paljude suurte meeste hulgas ja parem pool Martin Manninen on väga kogenud ja väga kaval käesuruja. Vaatame, kuidas neil läheb siis kindlasti. Ja vale start siis Martini poolt. Ennem Code läks ja samamoodi teine viga otsa veel, või tähendab hoiatus ja sai siis ühe via kirja kahe hoiatusega. Nii, nüüd peab ettevaatlik olema Martin. Okei, sai toprolli, veel ei tulnud pinni. Kui laud nüüd nihkus natukene eemale, kuid ja küünalnokk tõusis ja sai vea ning Henri Tamman sai siit väga huvitavast matšist võidu kätte. Nii, vasakul Koit Põder, paremal Aldo Virula, vanad rivaalid ja favoriidid siin kategoorias. Vaatame, kuidas neil läheb. Et Koit on valmis ja püüdis kinni Aldo. Kuid kohtunik nägi midagi. Ja küünalnokki viga ennem kaotuspositsioonil langemist Aldol ja see tähendab omakorda, et restart. Koidul on juba võidu maitse suus. Ta teab, et see suudab seda. Aldol on jällegi uus võimalus võtta see võit siiski endale. Koidul vasak käsi tundub väga hea olevat, kuigi tal mõned aastad tagasi oli veel vigastus sellel, kuid tundub, et vigastus on täielikult paranenud ja võim on rohkem kui varem. Aldo on valmis, Ardo on ülikiire. Vaatab, nüüd selle saab põnev olema. Kas see löök on Koidule nii võimas, et ei suuda kinni püüda või püüab ta siis uuesti kinni selle ja püüdis ilusti kinni. Ja siin võitis Koit selle väga huvitavas matšis võidu. Nii, vasakul Fred Pokk, paremal Henri Tamman, kes on juba ühe võidu saanud. Ja nüüd küünalnokki viga Fred Pokkile, üks viga. Ta peab samamoodi ettevaatlik nüüd olema. Kas Henri Tamman saab järjekordse võidu siin vigadega? No nii, jõud on korralikult Henril. Hoiab ilusti piitsaga. Ranne on küll natuke alistatud, Fredil natuke ohtlik positsioon, kuid ta teab, mis ta teeb. Vana käesurva juba. Tema juba teab, mida ta teeb. Ja võit Fredile, väga tubli võit. Nii, vasakul Koit Põder, paremal Kalev Kaarli Toms, kes on samamoodi viimastel aastatel väga hästi konkurentsi pakkunud Aldole Koidule. Ja ei andnud kergesse võistlust alla ja napilt siiski, kuid kindlalt tuli Koidule see võit. Nii, vasakul siis Aldo Virula, paremal Henri Tamman, kes võitleb nüüd, et elus püsimise eest. Ja tuli ära pinn ja Aldole võitsid Henri Tammani vastu. Nii, vasakul Kalev Kaarli Toms, paremal Martin Manninen. Õnnetu kaotusega siis Henri Tammanil üritab Martin Manninen siit võtta võidu, et edasi jõuda. Ja võib-olla siis natuke magas jällegi stardis maha, aga Kalev on ka kiire ja Kalev võitis selle võidu. Ja kahjuks Martin Manninen siis langes konkurentsis. Nii, vasakul siis Koit Põder, paremal Fred Pokk. Fred Pokk on ka väga ammu selle spordiga juba tegelenud, väga kogenud. Vaatame, kes siit ja Koit väga rahulikult võttis selle asja ja võttis võidu ära. Nii, Aldo Virula vasakul, Kalev Kaarli Toms paremal. Vasaku käega on need, ma arvan, et vägagi võrdsed. Kuna Aldol ei ole võib-olla vasakkäsi nii hea, kui võiks olla. Kalevil seest vasakkäsi on ja küünalnukk läks ilmselgelt padjalt maha enda poole. Väike Michael Toot siin sisse tuli. Nii, üks viga siis Kalevil kirjas. Vaatame nüüd järgmist restarti. Okei, nüüd hoiab ilusti küünalnukki padja peal. Väga pingele. Aldo hoiab piitsaga praegu, kontrollib natukene, vaatab, mis saama hakkab. Nii, Kalev tõmbab, paneb surve peale. Ta peab ettevaatlik olema, üks viga on tal juba all. Suudab käe ennem alla panna, kui viga tuleb. No nii. Aldo veel hoiab. Ja siiski küünalnukk läks vist maha Kalevil ja Aldole võit. Ja siin on veel näha, et Aldo hoiab ja küünalnukk on padjalt maas enda poole, nagu esimenegi viga ja tuli kaotus Kalevile.
nii, vasakul pool Fred Pokk, paremal pool Aldo Virula, kes jõuab finaali Koiduga. See saab põnev olema. No me teame, vana kala, Fred Pokk, rebane. Nii, Aldo löök oli jõhker, kuid vasturinnak oli nii jõhker Fredilt, et võttis siit Aldo vastu üllatusliku võidu ja jõudis sellega ka finaali. Aldo oli siis 3. koht. Nii, finaal vasakul Koit Põder, kes on juba alistanud ühe korra Fred Pokki. Kas Fred Pokk suudab seekord midagi muud välja mõelda ja siiski see tiitel koju tuua? Vaatame kohe, Randmet sirgeks ja kohe tuleb startfinaalile. Kas Koit saab meistritiitli endale? Koit, Eesti meister, 95+ kilogramm kategoorias. Väga lahedad matšid, nii et väga super.